Tere päevast kõigile. Minu nimi on siis Siim Suure ja olen Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põllumajandus-keskkonnapoliitika otsetoetuste valdkonna üks peaspetsialist. Ja täna koos kolleegiga Tööinspektsioonist teeme teeme ülevaate sotsiaalse tingimuslikkuse süsteemist. Kui tekib küsimusi, siis palun küsimused kirjutada chati aknasse ja neile proovime vastata jooksvalt. Lisaks teeme ka küsimustest ja vastustest kokkuvõtte, mis on siis hiljem leitav ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehe tingimuslikkuse rubriigist. Ja ka tänane seminar salvestatakse ja on samuti leitav lähiajal tingimuslikkuse rubriigist siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt. Aga kõigepealt siis enda poolt tutvustaksingi süsteemi olemust, mida see endast kujutab ja ka funktsioneerimise poolt. Ja peale mind avab siis teemat ka kolleeg Tööinspektsioonist. Et siis Tööinspektsiooni poolt järelevalveosakonna juhataja Silja teile ettekande. Rääkides siis sotsiaalsest tingimuslikkusest, siis sotsiaalne tingimuslikkus seab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika pindala ja loomapõhiste toetuse saamise tingimused lisaks seni kehtestatud nõuetele teatud töö ja tööhõive tingimuseks seotud nõuete ja tööandja kohustuse järgimise. Ja rikkumise eest Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks kohaldatud meetmed põhinevad siis Tööinspektsiooni otsustel või ametlikel teadetel ja kõiki töö ja tööhõivetingimusega seotud nõudeid ning tööandja kohustusi, mis on ka ühtlasi ka sotsiaalse tingimusega nõuded, on kontrollitud ka varasemalt Tööinspektsiooni tavapärase kontrolli käigus. PRIA täiendavaid kontrolle ei tee ega eraldi valimit ette ei anta. Ja Tööinspektsioon kontrollib tööandjaid ja töölepingu alusel töötamist, aga ka seaduses tegelikult nimetatud juhtudel FIE-sid, füüsilisi ettevõtjaid, kui on kas või üks töölepinguga töötaja ja võlaõigusliku lepingu alusel töötamist. Füüsilisi isikuid, kes toetust taotlevad, neid ei kontrollita. Ja süsteem tegelikult rakendus juba 1. jaanuarist 2025. Uue süsteemi rakendamisel kaasneb positiivne mõju ühiskonnale, sest tegelikult see süsteemi rakendamine peab tõstma ettevõtjate teadlikkust tööõiguse sätestamisest. Sotsiaalse tingimuse seonduv on sätestatud Euroopa Parlamendi nõukogu määruses 2021/2115 artiklis 14 ja lisas 4, kus siis on välja toodud sotsiaalse tingimuse nõuded. Sotsiaalne tingimused omakorda on siis seotud tegelikult 3 direktiivist tulenevate nõuetega. Direktiiv 2019/1152 ehk et siis läbipaistvad prognoositavad töötingimused, direktiiv 89/391 meetmed, millega soodustatakse töötajate tervise ja ohutuse parandamist ja direktiiv 2009/104 ehk et see on siis töötajate töövahendite kasutamisele esitatavad ohutuse tervishoiu miinimumnõuded. Eesti kontekstis on kõik sotsiaalse tingimuse nõuded siis üle võetud töölepingu seadusest, töötervis ja tööohutuse seadusest ja Vabariigi Valitsuse määrus number 13 töövahendi kasutamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ja kindlasti väärib toonitamist see, et sotsiaalse tingimuse nõuded on juba riigisisestes õigusaktides direktiivide ülesvõtmiseks sätestatud, siis alates 2005. aastast on need seotud
ehk need nõuded on siis seotud toetuse taotlemisega. Siseriiklikult kehtestasime me sotsiaalse tingimuse nõuded maaeluministri määrusega number 68 ehk et nii-öelda uuest aastast, 2005. aastast on siis selle määruse nimetus maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded, kohustuslikud majandamisnõuded ning töö ja tööhõive tingimusega seotud nõuded ja tööandja kohustused. Ehk et need nõuded on siis määruse lisas 4. Nõuete hindamised tegelikult sotsiaalsete nõuete hindamisel võetakse arvesse nõuete tõsidust, ulatust, püsivust, korduvust ja tahtlikkust. Ja üldprintsiip nii et esmasel rikkumisel tegelikult ongi kas 1%, 3 või 5% vähendamist. Ka sanktsioneerimisloogika on tegelikult sarnane tavatingimuslikkusega ehk et erinevate nõuete puhul siis protsendid liidetakse. Et nõuete tõsidus on varasemalt eelhinnatud iga nõude puhul eraldi ja välja toodud Tööinspektsiooni hindamismatrikis. Tõsidus on siis nõuete puhul, nagu eelkord mainisin, et 1, 3 või 5% ja ulatuse ja püsivuse korral siis kasutatakse koefitsienti 1,1. Kõik rikkumised, millel ei ole siis tõsist tagajärgi või kui need ei ole seotud rahva ja looma tervisega, liidetakse kokku ning esmakordse rikkumise korral piiratakse summaarne vähendus 5%-ga. Juhul, kui üks rikkumine on tõsiste tagajärgedega või rikkumine kujutab otsest ohtu rahva ja looma tervisele, piiratakse esmakordse rikkumise korral siis summaarne vähendus 10%-ga. Tahtlikkuse korral aga on vähendusprotsent 15 kuni 100%. Kuna tegelikult tegemist on uue süsteemiga, siis hetkel tegelikult ootame ka Euroopa Komisjoni poolset vastust selle kohta, et millisest ajahetkest peab liikmesriik rikkumise lugema sotsiaalse tingimusega rikkumisega. Kas selleks on siis hetke, mil taotleja on saanud teadlikuks ettekirjutusest ehk et taotleja on eelnevalt saadetud kontrolliprotokoll ning talle on jäänud üldjuhul 5 tööpäeva enne ettekirjutuse saamist aega rikkumise vabatahtlikuks kõrvaldama või hetk näiteks, mil rakendatakse siis üleüldsegi sunniraha. Varasemalt tegelikult on ka mõningad küsimused tõstatatud sektori esindajate poolt ehk et üks sellised küsimused on Tööinspektsioonil on nõuete rikkumise korral õigus määrata sunniraha. Kuidas on tagatud, et lisaks sunnirahale ei vähendata ega otsetoetust väljamakset ja taotlejat ei karistata kahekordselt? Et siin tegelikult võib vastata seda, et ega antud süsteem ei erine kahekordse karistamise mõttes tavatingimuslikkusest. Juhul, kui rikkumiseks loetakse ajahetk, mil taotleja tehakse ettekirjutus, siis on taotlejal võimalik pääseda ainult toetuse vähendamisega ehk et siseriiklikult antud olukord ei pruugi jõudagi sunniraha rakendada. Juhul muidugi, kui taotleja on oma rikkumisi kõrvaldanud. Aga kindlasti me märgime ära selle, et sunniraha ei ole karistus, vaid sunnivahend puuduse kõrvaldamise tagamiseks. Ühegi ettekirjutuse puhul ei ole sunniraha rakendamine paratamatu tagajärg, vaid tegemist on jõulisema motiveerimisega rikkumise lõpetamiseks. Nii ettekirjutuse kui ka tegelikult sunniraha rakendamist on võimalik vältida, tagades oma ettevõttes sotsiaalse tingimusega nõuete täitmine. Veel on üks küsimus, kuidas ja mis perioodil andmeid kogutakse. Et tegelikult sotsiaalse tingimusega nõuded on kalendriajast põhised ehk et 1. jaanuarist kuni 1. detsembrini. Et vaatamata sellele, et toetuse taotlemist alutatakse mais, peab nõuded täitma taotlusaasta 1. jaanuarist. Aga hetkel tegelikult mina omalt poolt lõpetaksin ja annaksin sõna üle Tööinspektsiooni kolleegile Vilja Toonile. Et enne tegelikult veel ma ütlen ära selle, et chat esitatud küsimused me
vaatame üle need, millele me koheselt vastust ei andnud, nende üle me peame aru ja tegelikult kõik need küsimused-vastused on leitavad hiljem Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehe tingimuslikkuse rubriigist. Aga hetkel siis aitäh ja Silja jätkab. Tere, mina olen Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soon ja minu ülesanne tänasel teabepäeval on rääkida teile, kuidas siis Tööinspektsioon järelevalvet teeb, eriti siis nii-öelda uue informatsiooni valguses, mis on teie jaoks sotsiaalse tingimuslikkuse nõuete täitmine. Tegelikult, kui me räägime üldiselt, et miks Tööinspektsioon üldse ettevõtete üle järelevalvet teeb, siis üheks meie ülesandeks on seadusega antud pädevuse piires kontrollida ettevõtetes töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest tulenevate tööandjate kohustuste täitmist. Ehk siis vaatame seda, kas tööandja on teinud kõike vajalikku, mis on tööohutuse ja töötervishoiu ja õiglaste töösuhete nimel vaja teha. Ehk siis meie järelevalve eesmärk on ära hoida tööõnnetusi ja aidata kaasa turvalise ja tervist säästva keskkonna loomisele. Me ei lähe, suvaliselt kõiki tööandjaid kontrollima, vaid eelneb alati ikkagi nende ettevõtete profiili vaatamine, riskide hindamine, aga mitte nüüd see tavapärane, mida teie olete harjunud mõtlema riski hindamise all, vaid tegelikult milline on ettevõtte spetsiifika ja milline on ettevõttes risk omada tööõnnetusi, omada kutsehaigusi, võib-olla ka, et sattuda töövaidlustesse ja nii edasi. Ehk siis me võtame arvesse tegevusvaldkonnas ja konkreetses ettevõttes toimunud tööõnnetuste, kutsehaigustumiste ja tööstpõhist haigestumiste arvu ja iseloomu, aga mitte ainult, vaid ka vaatame, kui palju ja kas on tulnud meile vihjeid, aga samas, kui me vaatame tööõnnetuste statistikat ja juhtumisi, siis meie fookus on ikkagi nendel ettevõtetel, kus tööõnnetusi ühes aastas juhtub rohkem kui üks. Nõndaks. Kuidasmoodi me ettevõtteid kontrollime? Meil on selleks loodud 2020. aastal juba Tööinspektsiooni tööelu infosüsteem TEIS, millel on kõikidel ettevõtetel oma konto ja me nimetame seda siis meie iseteeninduse keskkonnaks ja alati suuname kõiki tööandjaid toimetama ka ise meiega suhtlema iseteenindusse. Seal iseteeninduses saab esitada vajalikku informatsiooni töötajate töökeskkonna kohta, planeerida tegevusi töökeskkonnas esinevate riskide maandamiseks ning suhelda järelevalvemenetluse käigus tööinspektoriga kiirelt, mugavalt ja paberivabalt. Ma usun, et väga paljud teist on juba meie iseteeninduse keskkonnaga kursis ja on kindlasti ka saanud kogemusi Tööinspektsioonis tööinspektoriga suhtlemisel just nimelt läbi iseteeninduse keskkonna. Ja samamoodi selle iseteeninduse keskkonda ootame me ka ju näiteks ettevõtete riskianalüüse, ootame riskianalüüside üleslaadimisi, suuname neid alati ise riskianalüüsi koostama läbi meie teisi iseteenindussüsteemi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kogu suhtlus tööandjatega käib läbi iseteeninduse. Ja samamoodi ka ettevõtte kõikidel töötajatel on võimalik siseneda teisi ja tutvuda seal enda või ka tegelikult, kui on tal alaealine laps, kes töötab, tööeluga seotud teabega. Ta saab täpselt samamoodi vaadata, milline on ettevõtte riskianalüüs, millised on tema töökohaga seotud riskid, kes on määratud töökeskkonna spetsialistiks, vaadata, kes on valitud töötajate hulgas töökeskkonna volinikuks ja nii edasi ja nii edasi. Mida on vaja teada, kui on planeeritud tööinspektorile
ettevõttesse järelevalve. Esimene asi, mida me ütleme alati tööandjatele südamele paneme, on see, et efektiivse, kiire ja mittekoormava järelevalve läbiviimise eelduseks on hea koostöö tööinspektori ja tööandja vahel. Tülitsemine ei tee kellelegi kasu ja mida kiiremini ja sujuvamalt saavad dokumendid esitatud, mida kiiremini ja sujuvamalt saavad puudused kõrvaldatud, seda kiiremini ka järelevalvemenetlus kestab või toimub. Reeglina, kui me räägime tavaliselt üldkontrollist, siis reeglina me teatame enne kontrolli ette vähemalt 5 tööpäeva. Aga tuleb ka märkida kindlasti seda, et kontroll võib toimuda ka ette teatamata. Ja kui me räägime nendest tavapärastest kontrollidest, siis Tööinspektsioon eristab nüüd et kui me räägime põllumajandusettevõtetest või üldse ettevõtetest üldiselt, siis peamisteks kontrolliliikideks on üldkontroll, sihtkontroll ja seire. Üldkontrolli käigus kontrollime ettevõtte üldist töökeskkonna seisundit, tööandja tegevust töökeskkonnaalaste kohustuste täitmisel, tööandja tegevust töösuhete ja töö- ja puhkeaja korraldamisel. Sihtkontrolli käigus kontrollitakse ettevõtte töösuhete, töötervishoiu ja ohutuse õigusaktide nõuetest kinnipidamist eelnevalt kindlaks määratud töökeskkonna valdkondades või tegevusaladel. Ma usun, et väga paljud teist näiteks 2023. aasta suvel sattusid Tööinspektsiooni sihtkontrolli valimisse, kui me vaatasime just nimelt põllumajandusettevõtete töökeskkonnaalast tegevust. Nii et siis näiteks valisime välja töökeskkonna tegevusala põllumajandusettevõtted ja teostasime seal 2023. aastal sihtkontrolli. Ja eesmärk on suurendada nii töötajate kui tööandjate teadlikkust töökeskkonnas esinevatest ohtudest ning nende ärahoidmise võimalustest. Samuti ka tööandjate aitamine ja nõustamine tervist hoidva töökeskkonna loomisel. Ja kui me räägime siis seirest, siis seire käigus kontrollitakse konkreetset tööandja tegevust või meetmete rakendamist töökeskkonnas. Kui seire käigus tuvastatakse puudusi, siis alustab tööinspektor järelevalve. Vabandust. Nõndaks. Seire on selline tavapärane kontrollimise liik, kui me ühte ettevõtet kontrollides märkame näiteks naaberettevõtet, mis on, oletame, sarnase tegevusalaga või näeme juba, eemalt rikkumist. Kuigi me ei ole planeerinud sellesse teise ettevõttesse kontrolli, siis tööinspektori kohustus on hakata peatama ka seda rikkumist kui sellist. Ja selle puhul siis et see rikkumine avastatakse seire käigus ja seire käigus alustatakse siis järelevalvemenetlust. Ehk siis planeerida kontroll mõnes kõrvalettevõttes või nagu meie ehituse tööinspektorid teevad, sõidavad mööda linna, vaatavad, kus ehitustegevus toimub ja vaatavad, kas kõik visuaalsel vaatlemisel puudusi avastatakse või mitte. Nii, järgmine slaid. Mida on mõistlik või hea teada, on see, et tööinspektoril on alati kohustus selgitada, kuidas menetlus läbi viiakse. Ja ka seda, et kontrollimisel alati tööinspektor tutvub ettevõttes kohapeal nii töökeskkonnaga, aga alati soovib ta ka tutvuda töökeskkonnaalaste dokumentidega. Tööandjal on alati võimalus enne kontrolli toimumist esitada töösuhete või töökeskkonnaalased dokumendid teisi kaudu ja tööinspektor saab nendega tutvuda juba enne kontrolli. Samamoodi tegelikult on võimalus alati tööandjal öelda
tööinspektorile, et see või teine kuupäev või kella talle järelevalve läbiviimiseks ei sobi ja pakkuda oma poolt uus kuupäev välja. Ehk siis oleme paindlikud nii mõlemal poolel, pakume ise omalt poolt kontrollimise aja välja, aga samas ootame ka vastust, kas ütleme, aeg sobib või mitte. Nii, kui ütleme siis tööinspektor töökeskkonna kontrollimise käigus tuvastab puudusi, siis ta peab need fikseerima menetlustoimingu protokollis ja selgitama ka tööandjale, milline on see puuduse sisu. Pärast kontrolli teostamist koostab tööinspektor menetlustoimingu protokolli, mis edastatakse tööandjale tutvumiseks, arvamuse esitamiseks, vastuväidete esitamiseks. Ehk siis tööandjal on õigus pärast menetlustoimingu protokolli kättesaamist sellega tutvuda, esitada arvamus ja vastuväited 5 tööpäeva jooksul. See tähendab seda, et tööinspektoril on kohustus ära kuulata ka tööandja arvamus. Kui 5 tööpäeva jooksul esitab tööandja puuduste kõrvaldamise kohta tõendid ning tööinspektor leiab, et puudused on kõrvaldatud, ei koostata ettekirjutust. See aga ei tähenda seda, et kõik puudused peavad olema kõrvaldatud 5 tööpäeva jooksul. On selge, et töötajate tervisekontroll või riskianalüüsi korraldamine vajab pikemaaegset planeerimist ja läbiviimist. Kui me aga räägime näiteks seda, et panna esmaabivahendite märgistamiseks kuskile nähtavale kohale esmaabivahendite märk, teate küll, rohelisel põhjal valge rist, siis on ilmselge, et selle puuduse saab igal juhul 5 tööpäeva jooksul korraldada. Või kui näiteks esmaabivahendite komplektis on midagi puudu, siis on täpselt samamoodi, et niisugused probleemid saab ära lahendada juba 5 tööpäeva jooksul. Ja kui 5 tööpäeva jooksul siis on vastavad tõendid esitatud, et see või teine puudus on kõrvaldatud, siis see tähendabki seda, et ettekirjutust ei koostata ja selle puudusega on asjad korras. Nii, aga kui siis nii-öelda tööandjal arvamusi, vastuväiteid ei ole ja puuduse kõrvaldamiseks läheb aega rohkem kui 5 tööpäeva, siis tööinspektor koostab selle puuduse kohta ettekirjutuse. Kordame veel, ütleme siis korraks üle, et kontrollimisega seotud dokumendid ühel teisel poolel on alati järelevalve alustamise teade, menetlustoimingu protokoll, mis saadetakse siis tööandjale esimesel võimalusel pärast kontrollimist ja võimalikult kiiresti, arvamuse ja võimalikud vastuväited menetlustoimingu protokollile on õigus esitada tööandjal. Ettekirjutus koostatakse puuduse kõrvaldamiseks ja sellele antakse konkreetne tähtaeg. Kui aga selleks konkreetseks tähtajaks ettekirjutust ei ole täidetud, siis on võimalik tööinspektoril hoiatada tööandjat sunnirahaga ja pöörata ka see sunniraha täitmisel, mis tähendab seda, et tuleb selgitada seda, et sunniraha ei ole karistus ettekirjutuse või puuduse olemasolu eest, ettekirjutuse täitmata jätmise eest, vaid see on motiveerimise vahend, et ettekirjutus saaks täidetud, puudus saaks kõrvaldatud. Sunniraha igakordseks ülemmääraks on 9600 eurot. Tavaliselt ei määrata sellist summat mitte kunagi esimesel puuduse avastamisel, ettekirjutuse koostamisel, vaid oleme lähenenud sellele asjale sellise põhimõttega, et kui palju näiteks läheks tööandjal raha selle puuduse kõrvaldamiseks, oletame, et näiteks on vaja korraldada 5 töötajale tervisekontroll töötervishoiuarsti juures ja oletame, et see nii-öelda tervisekontrolli hind on, ütleme, 70 eurot.
siis 5 töötaja tervisekontrolli korraldamiseks võiks, ütleme, tööandjal kuluda 350 €, 5 × 70, 350. Ja et motiveerida kindlasti siis nii-öelda tööandjat seda ettekirjutust täitma, tervisekontrolli korraldama, võiks tööinspektor nii-öelda hoiatada tööandjat, et kui sa seda, ütleme, ettekirjutust ära ei täida, siis rakendub sul selle ettekirjutuse nii-öelda täitmise tagamiseks sunniraha 400 € ehk siis ütleme natukene rohkem, kui läheks maksma see tervisekontrolli korraldamine. Ja kui tööandja selle tervisekontrolli töötajatele korraldab, on ta maksnud, ütleme, töötervishoiuteenuse osutajale 350 €, aga ta ei maksa enam, ütleme, nii-öelda riigikassasse Tööinspektsioonile sunniraha 400 €. Ehk siis sunniraha ei ole karistus, vaid sunnivahend tööandjale motiveerimaks ettekirjutuse täitmist. Aga tasub ka meelde jätta seda, et sunniraha võib ühe puuduse kõrvaldamiseks määrata korduvalt, mis tähendab siis seda, et kui see ettekirjutus ikkagi jääb täitmata, nii-öelda selle 5 töötaja tervisekontroll on ikka täitmata, siis saab määrata uue sunniraha, et see, ütleme, tervisekontroll saaks täidetud või ütleme korraldatud. Aga sellisel juhul kasutame me sellist praktikat, et sunniraha summa tõuseb natuke kõrgemaks, mis tähendab seda, et sunniraha määratakse siis igal juhul ja senikaua, kuni puudus saab kõrvaldatud. Siin on teile abilinke, et põhjalikumalt lugeda, millised on Tööinspektsiooni menetlustoimingud, millised on ka tööandja õigused, kui tööinspektor viib läbi tema juures järelevalvet, aga teisel lingil on siis tööelu infoportaalis, nii-öelda meie infoportaalis tööelu.ee kõikvõimalikke abivahendeid, kõikvõimalikke juhendeid, et paremini tööandjal aidata töökeskkonna korraldamise küsimusi. Nii, järgmine slaid. Ja kui me nüüd tuleme siis sotsiaalse tingimuslikkuse juurde, siis esimene asi, mida ma tahan kindlasti rõhutada, on see, et järelevalve läbiviimine ei erine absoluutselt mitte millegi poolest tavapärasest kontrollimisest. Tööinspektor tuleb ja vaatab ikkagi ainult seda, milleks on ta järelevalve pädevus ja nii-öelda kuidas on tagatud töötajatele ohutud ja tervislikud töötingimused ja õiglased töösuhted. Ainult lihtsalt, ütleme, erinevus on see, et osade õigusaktide täitmine on seotud sotsiaalse tingimuslikkuse nõuete täitmisega. Ma panin siia ka lingi selle, ütleme, tingimuslikkuse failide juurde, kus te saate väga rahulikult tutvuda, millised õigusaktide paragrahvid on seotud siis sotsiaalse tingimuslikkuse nõuete täitmisega. On töölepingu seaduses paragrahve, on töötervishoiu tööohutuse seaduses paragrahve, mis on, ütleme, tööandja kohustused ja on töövahendile esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise nii-öelda kohustused tööandja. Ja kui me räägime sotsiaalse tingimuslikkuse nõuetest, siis üks asi, mida siis pärast Tööinspektsioon peab Põllumajanduse Registrite Informatsiooniametile ehk PRIA-le esitama, on see, et kui me räägime, ütleme, näiteks mingisugusest puudusest, rikkumisest, siis milline on olnud selle, ütleme, rikkumise tõsidus. Me oleme andnud sinna juurde teatavad kaalud, et kas siis on, ütleme, 1% määrane rikkumine või 3 või 5% määrane rikkumine, ehk siis kõik puudused ei ole ühesuguse kaaluga, mõned, ütleme,
keerukamad, mõned on, ütleme, raskemad, mõned on natukene, ütleme, kergendavad. Siis me vaatame, ütleme, teise osana, milline on see puuduse ulatus ja siin me vaatame pigem seda, et kui suur osa töötajatest on haaratud selle, ütleme, puudusega, näiteks, ütleme, et väga lihtne näide töölepingu seadusest, et tööandja peab kirjalikult teavitama töölepingus kohustuslikest osadest, et milline on töö tegemise viis ja milline on töö tegemise koht ja milline on tema palk ja nii edasi, need on need, ütleme, kohustuslik teave töölepingu juurde. Ja kui see nii-öelda nõue on täitmata üle poolte töötajate kohta, siis nii-öelda on ulatus koefitsiendiga korrutades 1,1 näiteks ja kui ta hõlmab või haarab alla 50% töötajatest, siis seda koefitsienti me ei rakenda. Ja edasi siis juba püsivuse puhul, et kas tehakse ettekirjutus või on vaja ettekirjutust nii-öelda tööandjal lisaks motiveerida sunnirahaga, sunniraha rakendamisega. Edasi, mis tuleb arvesse ilmselt pigem järelkontrollide või ütleme, mitte järelkontrollide, vaid mõni aeg hiljem tehtavate kontrollide puhul on siis korduvus, kui rikkumine püsib, aga selle puhul võiks küll öelda, et miks ta peaks püsima, kui nii-öelda ettekirjutust enne ju ei lõpetata ja ütleme, ei tühistata ja menetlust ei lõpetata, kui rikkumine saab kõrvaldatud, aga sellegipoolest siis korduvus, oletame, et mida ma kindlasti ütleme teie ettevõtete puhul ei usu, on see, et tööinspektorile esitatakse teisis valetõendid, tööinspektor lõpetab menetluse ära, arvates, et kõik puudused on kõrvaldatud ja kui ta siis mõni aeg hiljem läheb, ütleme, sellesama ettevõtte juurde, mis iganes põhjusel kontrolli läbi viima ja uuesti avastab täpselt sellesama puuduse, mis on eelmistel kordadel märgitud puuduseks ja kõrvaldatuks, siis me saame rääkida, ütleme, selle rikkumise korduvusest. Ja samamoodi ütleme siis ka tahtlikkuse puhul, et sama rikkumine kordub aastast aastasse. Nõndaks. Ja nüüd ütleme siis tegelikult, kuivõrd meie järelevalve võimekus üleüldse, ütleme, üle terve Eesti ja ma ei räägi, ütleme siin põllumajandusettevõtetest, vaid kõikidest ettevõtetest on umbes 3500 ettevõtet aastas, siis kindlasti me ei jõua kõikide põllumajandusettevõteteni, kes on nii-öelda PRIA-lt mingit toetust saanud. Ja siin ma näitan teile lihtsalt, ütleme, arvuliselt, kui paljudes ettevõtetes me 2023. aastal leidsime puudusi ja kui palju me leidsime, ütleme siis nii-öelda nende ettevõtete kohta kokku rikkumisi ja kui paljude puhul me tegime siis ettekirjutusi. Ehk siis need arvud tegelikult on ikkagi päris väikesed. 2023. aastal oli ettevõtteid, kus rikkumine üldse tuvastati, nüüd me räägime küll sotsiaalse tingimuslikkuse rikkumistest, et olid need kokku 126 ettevõtet ja rikkumisi kokku oli 258 126 kohta. Ja ettekirjutusi tegelikult koostati nendele ettevõtetele ainult 47 ettevõttele ja rikkumiste arv oli siis, mis ettekirjutusega sunniti tööandjat puudust kõrvaldama, siis 92. Ja möödunud aasta novembrikuise seisuga olime siis kontrollinud ettevõtteid, kus rikkumine tuvastati kokku 41 ja rikkumiste arv oli 76. Miks on, ütleme, nii suur kolmekordne vahe 2023. ja 2024. aasta jooksul on lihtne seletus, kes võib-olla mäletab, et tööinspektor käis ka tema ettevõttes 2023. aastal
põllumajandusettevõtete sihtkontrolli läbi viimas, siis möödunud aastal meil eraldi sihtkontrolli põllumajandusettevõtetele ei olnud. Nõndaks, ja kui teil tekib küsimusi selle aasta jooksul, mis puudutab Tööinspektsiooni järelevalvet, mis puudutab nii-öelda riskianalüüsi läbiviimist, mis puudutab töölepinguid ja nii edasi, siis meil on päris hea, selline teavitussüsteem, kõigepealt Tööinspektsiooni kodulehekülg, kus te saate lugeda menetlustoimingute kohta, siis tööeluportaal tööelu.ee, lisaks nõustamise infotelefon, kus vastavad nii nõustamisjuristid kui töökeskkonna konsultandid, siis kindlasti tööinspektoriga suhtlemiseks, töökeskkonna info jagamiseks ja salvestamiseks iseteenindus keskkond, võite saata meile ka lisaks kirja jurist@ti.ee, see võib olla nii töösuhetealane kui ka töökeskkonnaalane, vastavalt siis sellele vastab teile kas nõustamisjurist või töökeskkonna konsultant. Ja lõpetuseks kindlasti reklaamiksin ka tasuta töökeskkonna konsultandi teenust, keda te saate kutsuda oma ettevõttesse, et aitaks teil üle vaadata, kas kõik on juba suurepärases korras või on vaja kuskilt midagi veel järele aidata. Muidugi kindel on see, et töökeskkonna konsultant ei koosta teie eest mitte ühtegi dokumenti, küll aga ta annab nõu, milliseid dokumente teil oleks vaja koostada, kus oleks vaja riskianalüüsi täiendada, milliseid meetmeid ohutegurite maandamiseks veel võiksite kasutada ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kõige paremini saate te oma töökeskkonda juhtida ise, aga kui on küsimusi, siis Tööinspektsioon hea meelega teid aitab.